Tere tulemast kuulama Toila podcasti. Toila podcastide raames suhtleme me meie enda kogukonna inimestega. Ikka selleks, et neid teile veidi lähemalt tutvustada ja kuulata, mis inimestega päriselt tegu on. Ma luban, et on oodata ka põnevaid üllatuskülalisi. Mina olen Kaisa Pukk ja olen Toila valla kultuurijuht. Ma olen kindel, et selline vanakooli stiilis raadiosaade on väga hea viis erinevaid inimesi teile lähemalt tutvustada. Ja nüüd tuleb üks üleskutse noortele. Palun salvestage selle raadiosaate link oma vanemate ja vanavanemate nutiseadmetesse, et neil oleks ta lihtne üles leida. Niimoodi aitate meil jõuda ka nende inimesteni, kes igapäevaselt aktiivselt sotsiaalmeediat ei kasuta, aga kelleni meie tahaksime väga jõuda. See on Toila valla podcastide sari Toila valla inimestele. Soovin teile mõnusat kuulamist. Tere tulemast kuulama Toila podcasti. Täna on meil jälle kuulamiseks ja arutamiseks üks põnev teema, kirikud, kristlus, jumal, kogudused. Toila podcasti üks eesmärkidest on ju ikka olnud tutvustada kuulajatele erinevaid teemasid ja meie enda kogukonna inimesi, kes nad on, mis elu nad elavad, miks nad teevad seda, mida nad teevad. Ja meie tänaseks külaliseks on täna siin Toila podcastis eelkõige Püha ja Maarja koguduse, aga ka Lüganuse Risti ja Johannese koguduse õpetaja Ulvar Kullerkupp. Tere, Ulvar! Tere, Kaisa! Rõõm on olla sinu juures siin. Nagu ikka, siis me kõik tuleme lapsepõlvest, et kuidas sina meenutad oma lapsepõlve ja kus see möödus? Ma olen põline Ida-Virumaa elanik ja olen Lüganusel sündinud, Lüganusel kasvanud, aga kui ikkagi meenutada nagu lapsepõlve, siis enamjagu ikka meenuvad suved need, kui ema-isa viisid enda kõrvalt vanavanemate juurde ja vanemate kodu oli päris mere ääres Liimalas. Et ma pean seda nagu oma lapsepõlve koduks päris rohkesti või rohkem isegi kui seda Lüganust. Aga muidu jah, Lüganuse oli see koht, kus siis sai käidud koolitee isegi läbi, et Püssi keskkoolis. Tulen kohe juba kiirelt korraks kiriku juurde, aga kas meenub ka mõni mälestus lapsepõlvest juba seoses kirikuga? Kusjuures nii palju küll, et ma kirikut olin näinud ja kiriku kõrvalt isegi mööda jalutanud. Kirikuga ikka seonduvad ju need momendid tavaliselt muul ajal ju kirikusse ei jõutudki kui matustele. Vana-vanaema matused olid jah, kui ma olin 3-aastane ja see on nagu selline esimene kontakt kirikuga. Jäin praegu mõtlema, et mul on ka kuidagi muidu lapsepõlve mälestused nagu võib-olla väga detailselt meeles ei ole, aga need matused on kuidagi eriti meeles, eriti detailselt, et huvitav, kas keegi on seda kuidagi uurinud, et kas lastele näiteks väikses eas jäävad sellised mälestused kuidagi eriti meelde? Ei oskagi öelda, võib-olla on see, et vanasti ikkagi tehti päris palju ju pilte ja pildid ju trükiti välja või ilmutati välja paberi peale, olid mustvalged pildid ja eks siis sotsiaalmeedia vahendeid ju selliseid rohkem ju ei olnud, et pigem oli sageli pildialbumite lappamist ja eks ta jälle võib-olla tuli paremini meelde, aga mingisugused väikesed mälupildid jah, sellest kirikust siis matustelt ikka. Aga kelleks väike Ulvar saada tahtis? Sõltub kui kaua ma väike olin. Et ega lapsepõlvest ei mäleta, et kas oleks tahtnud või ega sellist identifitseerimist ei olnud küll, et ma nüüd enne kooli oleks mõelnud, et kelleks ma võin tahta või kelleks saada. Aga mul oli naabrimees tegeles elektroonikaga, ta töötas küll Kiviõlis telefoni keskjaamas ja hoidis neid seadmeid seal korras. Ja kuna ta väga tihti parandas igasuguseid raadioid ja televiisoreid ja siis mulle meeldis ninapidi alati juures olla, mulle meeldis see tina sulatuslõhn, kuidas ta vahetas seal mingisuguseid detaile siis nendel trükiplaatidel ja see nagu hästi köitis ja mul oli hirmus soov saada just elektroonikuks. No vot, tuli midagi muud nüüd. Aga on sul meeles või saadavad sind mingisugused sinu vanemate või vanavanemate mingid õpetussõnad eluteel täna ka veel?
otse loomulikult. Noh, ütleme nii, et nii nagu ma juba seda Liimalat mainisin, minu isa vanemad siis mereäärses külas olid sellised hästi rahulikud inimesed ja sealt ma sain omale selle õpetuse just nimelt, et kõiki asju saab väga rahulikult võtta, et ei ole vaja tormata, ei ole vaja riielda, ei ole vaja kellegiga mingisuguseid tülisid üles kiskuda, vaid kõik on võimalik rahumeelsel teel korda saada. Aga kõige enam võib-olla, mis on mind nagu saatnud läbi elutee, on mu ema enda õpetus. Kui sa näed, et teistel on sinu ümber hea, siis on ka sinul hea. Ja ma olen järginud seda tõepoolest, et vaadates kõigepealt seda, kuidas teistel hea oleks ja kui teistel on juba hea, kui teistel on ümberringi hea, siis ma tunnen ennast ka hästi. Ilusad mõtted, mul kohe see kiirustamine kohe tuleks mulle hinge, et ära torma mulle endale. Aga kuidas sa kooliaega meenutad, kus koolis sa käisid? Enne mainisin juba jah, et samas Lüganusel oli Püssi keskkool, toona oli Püssi keskkool, tänaseks on ta Lüganuse kool, eks ju, või põhikool. Ja ikka esimesest klassist kuni 11. klassini, nii et keskkool sai Püssis läbitud ja kuidagi oli, hea meenutus on muidugi see, et Kiviõlis ehitati uus ilus paneelidest ja suurte akendega koolimaja. Me olime vanas Paekivis hoones, natuke nagu häbenesime oma koolimajad, võib-olla oli veidi ka räämas ja ei olnud ujulat ei olnud ja võimla oli hoopis hoovid või üle hoovi, et pidi alati riietuma ja jooksma sinna võimlasse, et jõuda õigeks ajaks tundi. Ja kui ma täna vaatan seda koolimaja, siis tuleb ikka uhke olla, et väga ilus maja, et kui vaadata neid hooneid, mis 70-ndatel, 80-ndatel on ehitatud, kipuvad hirmsalt lagunema, siis meie vana koolimaja on ikka veel jätkuvalt väga armas. Väga, väga huvitav, mis sa välja tõid, et üks koolilaps võib tunda, et natuke võib-olla oli piinlik oma vana koolimaja pärast. Ja polegi kunagi mõelnud niipidi, et mis tundega läheb üks laps oma vanasse koolimaja, võib-olla, et isegi kui minu laps läks minu vanasse koolimaja, siis on see veel see lõhn, saad aru, see kõik on seal alles veel. Aga mis sai peale 11. klassi ja küsin kohe ära ka, et miks sellised valikud? Jaa, tõepoolest, see on hea küsimus. Et alustasin sellest, et kelleks ma saada tahtsin. Peale 11. klassi siis ma tegelikult läksingi Tallinna Polütehnilisse instituuti õppima tööstuselektroonikat. Ja tööstuselektroonika osakond või tähendab just kursus oli, siis oli 2 kursust. Ma isegi ei mäleta, et miks just see valik selleks sai. Mul üks klassivend valis sama eriala, aga me jäime nagu paralleelgruppidesse. Ja nii, üks tõuge oli muidugi suures plaanis see, et see naabrimees andis selle elektroonika pisiku. Ja siis oli see, et minu 2 isa vend olid Tallinna Polütehnilises instituudis õppinud ja sellepärast tõmbas mind ka sinna just õppima. Ja 3. asi oli muidugi see, et suur lootus oli see, et ei pea minema Nõukogude armeesse, Vene sõjaväkke. Et too aeg ikkagi oli nii, et ülikoolid päässid. Aga meie 84. aastal, kui tipi sisse sai astutud, siis millegipärast muudeti seda korda. Ja enne, kui ma jõudsin esimese kursuse ära lõpetada, korjati meid sõjaväkke ära. Nii et mul jäi mõned eksamid sealt tripakile ja sain rännata mööda Nõukogude maa avarusi. Nii. Mis sealt edasi? Jah, just nii. 87. aastal, kui sõjaväest siis tagasi jõudsin,
siis käisin dekanaasist läbi uurimas, et kuidas ma saaksin esimese kursuse lõpetada ja dekaan arvas ja õieti ka küll arvas, et 2 aastat Nõukogude armeed on ikkagi aju nii palju puhastanud, et tuleks esimene kursus uuesti võtta, vähemalt teine pool kursusest. Siis oli üks selline aasta otsa tegin püssipuitplaatide kombinaadis tööd. Olin autojuhiks seal, et siis mitte niisama 1 aastat tühja lasta ja selle käigus muidugi asjaolud natuke muutusid. Elu muutused tuli pere loomise mõte ja kui sa oled juba ikkagi pereinimene, siis nagu tegelikult on väga keeruline käia statsionaaris õppimas. Viisin ennast üle kaugõppesse. Ja kui sa ikkagi oled juba kaugõppes ja kui sa oled pereinimene ja kui oled leidnud endale siis ka töökoha, et kus nagu tööd teha, siis muutub see õppimine kuidagi võib-olla mitte enam nii primaarseks. Ja õpitud sai parasjagu täpselt nii kaua, et eriala kadus tagant ära. Et mul jäi sellest päris lõpust jäi siis ikkagi paar ainepunkti puudu ja veel lõputöö kirjutamata, et sealt ma siiski oma kõrgharidust kätte ei saanud. Aga said mujalt? Läksid edasi? Jaa, siis ma olin juba tegelikult mitmeid aastaid juba tööelu nautinud ja ka erialasid vahetanud. Ja 1999. aastal astusin Audentese erakooli bakalaureuse õppes rahvusvahelist finantsjuhtimist õppima. Ja selle ma lõpetasin 2001. aastal ja seal ma sain oma esimese kõrghariduse. Ja siis tuli järgmine? Siis tuli pikk paus, 15 aastat pikka pausi ja tõepoolest, kui ma Usuteaduse instituudi uksest sisse astusin oma dokumente sinna sisse viima, hoone iseenesest on väga imposantne ja väga suure vaimsusega. Hoone hoiab inimesi ja seda vaimsust ja õpet. Ja kui ma sisseastumise eksamil minu käest, siis ka eksamikomisjon küsis, et kuule, tegelikult sa oled päris vana. Kas sa oled võimeline õppima? Kas sa oled võimeline õppima, et 15 aastat tagasi viimati olid sa nagu siis koolipingis? Ütlesin ausalt tõepoolest seda ka, et ega ma täpselt ei tea. Ega ma ei tea täpselt, kas ma olen valmis või võimeline õppima. Ja inimene saab olla ikka nii rumal, kui ta parasjagu on, et ma iseenesest läksin Usuteaduse instituuti eksternina diakoni õppesse, et ehk siis 30 ainepunktiga oleks võimalus olnud mul pastoraalseminari minna, saada diakoni õppes siis diakoni staatus ja alustada vaimulikku tööd diakonina. Aga kui ma dokumendid sisse viisin, siis ma lihtsalt tegin linnukese ühte valesse kohta ja tegin avalduse nagu valesti täisõppe peale ja avastasin seda siis alles peale 3. sessi. Ja kui ma õppeosakonnas tahtsin seda muutma minna, siis õppeosakonnas küsiti, et aga järsku hakkab sul meeldima. Hakkaski meeldima. Nii ma õppisin siis 2016. aastast 3 aastat bakalaureuse õpet, siis oli 1 aasta pastoraalseminari. Nii saigi 5 aastat tagasi, 8. märtsil ordineeriti mind siis vaimuliku staatusesse diakoni ametisse ja siis oli 2 aastat magistrit ja veel kord pastoraalseminar siis juba preestri ametisse. Nii väga hakkas meeldima? Nii väga hakkas meeldima, et 7 aastat õppisin. Üks asi on see, et sa ütlesid, et mis su eesmärk oli, miks sa sinna läksid, aga kus see, mingisugune, kuidas su ellu see kirik tuli? Üks on see, et sa ütlesid, see eesmärk, miks sa läksid õppima, oli see, aga et ikkagi, et nagu, kus see sinu see esimene kokkupuutepunkt siis kirikuga nagu suuremalt oli? Või miks siuke valik ikkagi? Et ma olen või sa ei ole ainuke, kes seda on küsinud ja paljud on nagu ka imestanud, nii mõnigi vanem tuttav
aga ma olen sisekaemuse nagu läbi käinud ja mõelnud isegi täpselt sellele, et ega sellele nagu väga head vastust võib-olla ei ole, kus kohast ta tuli, aga ma olen jõudnud jah, tõepoolest ikkagi jälle sinna lapsepõlve juurteni tagasi. Noh, tavaliselt on igal inimesel on ikka nii ema poolt vanavanemad kui isa poolt vanavanemad. Et isa poolt vanavanemad, nii nagu mainisin, Liimalas, vanaema oli kirikus käija. Ta iga pühapäev küll ei käinud, aga sageli pühapäeva hommikul tõmbas ta endale rätiku pähe ja ilusamad kirikuriided selga ja jälle ta kiriku poole läks. Aga ega kodus nagu kirikus kunagi ei räägitud midagi. Aga emapoolsed vanemad elasid Kuremäel. Ja kuidagi see Kuremäe ja see Pühtitsa klooster ja see kloostri vaimsus, et alati, kui me sinna Kuremäele läksime, alati sõitsime kloosterist mööda ja see kuidagi nagu lummas. Noh, kuigi jah, et me ei olnud, et minu ema vanemad siis ei olnud mitte küll õigeusklikud, vaid ikkagi ka luteri usust ja nad olid Illuka koguduse aktiivsed liikmed. Ega nemadki ei rääkinud kirikust kunagi. Tähendab, nad rääkisid omavahel seda, aga kui lapsed tuppa tulid, siis millegipärast jäädi vait, sest et seda ei olnud just nagu kombeks või ei olnud nagu lubatud. Vanaisa oli küüditatud ja üleüldse ei Siberist, ei kirikust üritati mitte rääkida, sest see suur hirm, et jälle võidaks saata Eesti maa pealt ära, see ilmselt kammitses kõikide nende asjade rääkimisest. Kas oli mingi hirm, et võib jälle midagi juhtuda või? Jaa, ikka. Tähendab, et kui sa oled ikkagi 10 aastat oma perest eemal ja kui sa oled käinud läbi sellise kadalipu, siis Siberi sügavustes, siis ilmselt ei kipu enam sinna tagasi ja siis juba hoiduti kindlasti kõikidest muudest asjadest. Aga sageli, mul vanaema vanaisa armastasid alati kokku kutsuda palju inimesi, tähtpäevadel just nimelt. Ja tihtipeale oli neil külas üks tumedas riietes meesterahvas, kellel oli valge kaela alune või siis nii-öelda suhkrutükk oli siin lõual. Ja sageli nendel sünnipäevadel tõusis püsti ja midagi rääkis. See läks hästi südamesse, aru ma ei saanud, mida ta rääkis. Aga ma tundsin, et see puudutas mind. Ja nüüd sa oled see mees? Ja nüüd olen ma ise see sama mees. ma püüan mitte pikalt rääkida tavaliselt nendel üritustel, või siis rääkida nii, et tõepoolest ikkagi jah, täpselt samamoodi, et ta südamesse läheks, aga ka niimoodi, et kas sellest ehk aru saadaks. Jah, see on päris hea mõte, et on ju võimalik ka rääkida niimoodi, et kuula ei saa sust aru. Ma mõte on väga sügav. Kuidas lihtsalt niimoodi öelda, et see nagu jõuaks paljudeni. Mul tekkisid jah 2 mõtet, et miks kodus siis ei räägitud nii väga kirikus, seda me korraks puudutasime ja et kuhu see kirikusse kadumise komme on kadunud, aga sellest me jõuame ka veel rääkida. Aga kuna tegemist on Toila podcastiga, siis ma nüüd küsin ikkagi, et kuidas sulle siis meie Toila kogukond tundub ja inimesed? Et kas on nii, et iga kogukond on omamoodi? Jaa. Loomulikult, iga kogukond on omamoodi. Kuna ma olen ikkagi Ida-Virumaalt, siis ei ole ju Toila ja Voka ja Püha ja ei ole minu jaoks sugugi mitte võõrad kohad. Et eks ma olen seal ennegi käinud ja ennegi olnud. Aga kuidas ma üleüldse sinna nagu sattusin? Meil oli eelmisel aastal, enam-vähem vist märtsikuus, meil oli sinod Narvas. Ja Pühajõe koguduse sinodi saadik Kadri Jalonen võttis mul nööbis kinni ja ütles, et tule käi korra Pühajal, aga me ikka sooviksime, et meil oleks selline aktiivne õpetaja. Ja samal päeval,
kuigi ma kirikusse sisse ei saanud, et samal päeval sõitsin sellest kirikust esimest korda mööda või selle kiriku lähedale, käisin ümber kiriku ja asi oli otsustatud. Puhtalt ümberringi korraks käimist ja vaatamist. Just. Kas sa olid varem seal käinud? Ei. Kiriku ümber ei olnud. Kiriku juures ei olnud käinud ja tõepoolest, et kirik juba lummas ennast oma välise iluga. Ja kui ma sinna ükskord sisse sain, aga sellest võib-olla natuke hiljem, sa küsisid tegelikult ju kogukonna kohta. Et ja mul on selle kogukonna tunnetus on tõepoolest selline, et sellel kogukonnal on väga suur potentsiaal. Selle kogukond on, minu jaoks ta tundub hästi ühtehoidev. Ma ei ole siiamaani aru saanud, et kus need inimesed kõik on, kui on pühapäeval jumalateenistus. Et miks nad nagu kirikusse ei tule. Ma ilmselt nagu jagan ikkagi, vähemalt ise enda peas seda mõtet, et kõik need inimesed tahaksid tulla, aga nad veel ei tea, et nad tahavad sinna kirikusse tulla. Et siis, kui sa organiseerisid meile kirikus ilusa jõulukontserdi, oli ju kirik puupüsti täis. Ja tegelikult on ju kirik on nii väike, et selleks, et puupüsti kirikut täis saada, ei pea ju üleüldse palju pingutama. Ma küll naljatamisi, kui ma eelmisel aastal ka kirikus siis esimesi teenistusi pidasin, siis ütlesin, et ärge muretsege, märtsikuuks käib 60 inimest meil igal pühapäeval kirikus. Täna oleme jõudnud küll 10-ni, enam-vähem 10 inimest igal pühapäeval 60-ni ei ole, aga on kordi, kus on meid 30-40 olnud, aga statsionaarselt 7-10 inimest, et see on igatahes on ka juba väga suur samm selle poole, et inimesed otsivad tuge kirikust, inimesed tahavad ise kirikusse tulla ja veel kord see, et ilmselt nad kõik veel ei tea, et nad tahavad. Aga palju Lüganusel käib, lihtsalt statistika mõttes? Statistika mõttes ütleme... Ja mujal äkki tood ka mõne näite lihtsalt? Jaa, võin küll. Et Lüganusel on, võiks öelda keskelt läbi 15-20. On ka erinevaid päevi, näiteks tollel pühapäeval, kui oli suur tuisk, ma nüüd seda kuupäeva täpselt ei mäleta, et Lüganusel pidasime kirikuteenijaga kahekesi teenistuse. Püha ajal ma oleksin pidanud kas või üksinda, aga mulle helistati ja öeldi, et täiesti umbes on, et ära hakka tulema, et isegi ei pääse kirikusse. Ma oleks kirikusse ka pääsenud, aga teed olla olnud umbes ja sinna ma siis ei liikunud. Aga sa jätsid algusel mainimata, et küll Pühaja kirik ja Lüganuse kirik, ma olen ka veel ju hooldajaõpetajaks ka praegu Jõhvi Mihkli kirikus. Just nii, minu viga. Jaa, et ka siis, aga Jõhvi Mihkli kirik on, jällegi me jõuamegi sinna samasse punkti, et sa küsisid, et kas kogukonnad on erinevad. Täiesti erinev. Jõhvi Mihkli kirik on hoopis kardinaalselt teine nii Lüganuses kui Pühajas. Mis seal teistsugust on? Punkt 1, see on linnakirik ja ma ei ole veel päris täpselt aru saanud. Ma ei ole veel täpselt päris hästi aru saanud, et kuidas need inimesed üldse sinna kirikuni jõuavad. Peeter Kaldur minu eelkäijana oli ju 44 aastat teenis Jõhvi kirikut. Ma saan aru, et 44 aastat tagasi, kui ta tuli noore mehena, alla 40 aasta vana, eks ju, ilusad valged lokis juuksed, sinised silmad peas, lihtsalt noored jooksid nagu tormi kui õpetaja peale. Aga ma saan aru, et vahepeal ei ole muutusi olnud selles osas, et ega juurde ei ole tulnud. Need, kes toona jooksid, need on kogu aeg nüüd see 40 aastat temaga koos kaasas käinud ja inimesi justkui nagu juurde kirikusse ei ole tulnud. Nüüd on minu eesmärk minu ülesanne ongi leida nüüd sinna siis neid nooremaid inimesi, sest et see keskmine vanus on Jõhvis kõige kõrgem. Kirikuliste keskmine vanus. Et see ongi see, mis on siis nagu teistmoodi, sest Pühaja on meil nooruslik, Lüganuse on ka sellised ikkagi kuidas sa ütled noored, minu ealised. Aga miks niimoodi on, et kas sulle tundub, et isegi ei ole võimalik öelda, et
aastatega on inimesed jäänud kirikust kaugemaks, kui näiteks Jõhvi näitel siis seesama seltskond käib järjepidevalt. Ma ei ole isegi kaugemaks jäänud, aga nagu ei uusi pole ka tulnud. Jaa, selles mõttes, et inimesed ei ole mitte kaugemaks jäänud, traditsioonid on ju säilinud, traditsioonid on jäänud, need samad inimesed, kes on kogu aeg käinud, need käivad, aga paraku inimesed vananevad. Aga miks uusi pole tulnud? Mis sulle tundub? Mis see miks on? Ma ei ütle 100%, et see nii on, aga ma kahtlustan, et noorte töö on olnud nõrk. Töö noortega. Tähendab, kuidas üleüldse inimene leiab, kuidas inimene üleüldse leiab teie kirikusse, ta ju, üks on muidugi see, et kui on juba kristlik kasvatus kodus ja kui lapsed käivad koos vanematega kirikus ja see saabki harjumuseks. Öeldakse, et 21 päevaga inimesel tekivad teatavad harjumused ja kui sa oled 3 nädalavahetust kirikus ju käinud, et siis nad iseenesest ju tekivadki. Ja teine võimalus on muidugi see, et sul tuleb endal mingisugune puudutus. Mul on kuidagi Lüganusel sellel aastal olnud nii, et päris suur hulk inimesi on tulnud lihtsalt juba kuldses keskeas inimesed on tulnud öelnud, et mul on ristimata, leeritamata, aga ma sain kutse, ma tunnen seda vajadust tulla kirikusse, et kuidas ma saaksin olla kiriku liige. Ja alustan kõikide kogudustega, tähendab küll eraldi, aga tähendab kõikide kogudustega märtsi lõpus uute leerikursustega, nii et kõik, kes nii ühes kui teises kui kolmandas kirikus soovivad siis ka leeri kursuse läbida, siis on kõik on oodatud igal juhul. Hakkasin veel mõtlema, et kus on siis noore piir, kui sa ütled noor, et tegelikult kirik on teema siis, kui ma olen teadlikum, rohkem kohal, mitte selline väga roheline noor on, et mis see noore piir on siis kiriku jaoks ideaalis, et millise vanuse inimestega peaks nagu siis tööd tegema, et need jõuaks rohkem kirikusse tulevikus? Kõige parem on ju ikkagi vormida inimest siis, kui ta on päris väike, et ehk siis pühapäevakooli lapsed. Ja pühapäevakoolis käib lapsi kuni siis, võiks öelda, et kuni 15. eluaastani, aga tänapäeva noored on nii palju või tänapäeva lapsed muutuvad täiskasvanulikeks juba päris kiiresti, nii et meil alates 10. eluaastast või 11. eluaastat siis enam väga keegi enam pühapäevakooli ei tule, sest et siis saadakse juba suurteks, siis on kas preilid või noorerad, et nendel tekivad muud huvid. Aga noored, ma ikkagi ütleks, et alla 30, et kõik on sellised ju noored ja see on see, et jällegi, et kuidas inimesed kiriku juurde jõuavad, need samad noored, kes sooviksid kristlikku abielu sõlmida. Nemad on need, kes nemad tulevad leeritundi ja nemad saaksid konfirmeeritud, nemad saaksid laulatatud siis ka, eks ju, altari ees. Et see on ka üks võimalus, kuidas inimesed üleüldse kirikuni jõuavad. Sageli muidugi need, kes otsivad ainult seda soovi, siis kas saada risti vanemaks, et tulevad leeritundi või siis laulatada, siis nemad kuidagi ei kipu. Kõiki, neid on erandeid, väga üksikud erandid, kes jäävad kiriku juurde, aga üldiselt nad ei kipu jääma kiriku juurde. Mina olen muideks üks nendest, kes kiriku juurde jäi, sest ma olen ka hiliselt ristitud. Ma olin 2004. aastal sai minust siis ametlikult kristlane. Ja see oli ka seotud sellega, et oli soov laulatada, aga ma jäin kiriku juurde. Ehe näide kuulajad, et kunagi pole hilja. Jaa, kunagi ei ole hilja. Tähendab, et see ongi see, et ma olen kõiki asju alustanud päris hilja, et just nimelt see 2004. aastal siis läksin
Leeri kooli ja ma sain siis toona Nõmmerahu koguduses ja toonane meie õpetaja, tänane meie Põhjapiirkonna piiskop Ove Sander, siis kuidas siis öelda, et teisel Leeri tunnil andis ta teada, et tal on autoremondis ja tal oleks vaja hädasti saada peale siis selle tunni lõppu kuidagi siis oma auto juurde, et mis oli seal kuskil Mustamäel, et kas oleks keegi valmis teda ära viima. Ma olin muidugi lahkelt nõus ära viima ja sellest momendist meie sõprus tekkis, mis ei ole siiamaani kuidagi suutnud ära lõppeda. Nii et. Aga Ove oli ka üks siis teejuhtideks ja juhatajateks selleni, et ma sinna instituutigi jõuaks, sest paraku ma olen ka usuteaduse instituudi rektoriks, nii et tal oli ka nagu selline otsene side selle kooliga. Nii et. Kas sul on kirikuõpetajana ootusi kogukonnale peale selle, et tulge rohkem kirikusse pühapäeviti? Ja kas ainult? Ei, ega siis tegelikult on see, et paljudki ütlevad seda, et eks kirik on meis ju endis. Kirik on meis südameis. Kirik on see, kus, et kirik ei pruugi olla mitte ainult siis ju hoone või see kirikutorn või. Aga mul pigem ma mõtlen seda, et üks meie õppejõud ütles ka seda, et kui inimesed ei tule kirikusse, siis kirik peab minema inimeste juurde. Ma olen ka seda meelt, et kui inimesed ikka ei tule, siis õpetaja, kirikuõpetaja võib olla rohkem nagu kogukonna enda keskel. Ma olen otsinud seda võimalust, kuna ma olen, jällegi jõuame sinna, et ma olen Lüganusel, olen praktiliselt oma inimene, kuigi olin aastastest siis 84 kuni siis 2010, eks ju, eemal. Aga et ikkagi mõned inimesed on vanast ajast tuttavad ja ma olen seal kogukonna keskel, et kui on vaja laadapäeva avada või kui on mingisugune muu rahvaüritus, et siis ma olen alati seal keskel ja nähtaval. Saad tulla rahvale lähemale? Rahvale lähemale ja samamoodi ma püüan seda teha siis selles Toila kogukonnas, et inimesed näeksid, võib-olla on inimestel mingisugune valehirm tekkinud kiriku ees, et kirikuõpetaja on selline kuivik ja võib-olla natukene igav ja võib-olla kirikuõpetaja on natuke selline tige ja ei luba võib-olla mingisuguseid asju teha, et tal on omad dogmad, mida ta üritab kõikidele pähe määrida ja järsku ta tuleb ja hakkab käsi väänama ja ütlema, et sa pead kirikusse tulema. Seda ma nagunii ütlen kõigile, et ma ei ütle, et peab. Ma lihtsalt ütlen, et see on võimalus. See on üks võimalus, et paljudel ei ole seda võimalust antud. Sellega seoses just oligi üks lugu, et kuna Lüganusel on kiriku surnuaed on kiriku kõrval, ja just olin parasjagu kiriku ukse peale, üks mees läheb mööda ja küll ta porises seal, et tema küll ei tule kirikusse ja temal ei ole seda kirikut ega mitte midagi vaja. Ja siis ma ei olnud nagu kadega, ütlesin, et aga tegelikult ega sind ei lastagi kirikusse. Ja sinna meie see jutt jäi ja tuli järgmine päev oli pühapäeval kohal, ütles, et näed, aga mind lasti ju kirikusse. Ja sul oli mission completed. Ja tema jäigi käima. Pika aega, jah. Nii et selles mõttes, et me ju teame, et kui on defitsiit, siis tuleb seda kuidagi sellest kinni haarata, et kui tekib tunne, et enam kuidagi kirikusse ei mahu, siis tahaksid ju kõik tulla. Ma jäin selle peale mõtlema, et sa ütlesid, et võib-olla mingi hirm või mingi, ma ei tea, mis asi inimestel tekkinud, miks nad kirikusse käi, siis ma arvan, et siin võib olla küll selliseid kogemusi, mis inimesi natuke peletavad, et näiteks selline komme, et kontserdi ajal on keelatud kirikust plaksutamine, mis tegelikult tõrjub ka seda kontserdikäijad kirikust eemal, et sellele nagu võiks mõelda, et seda ei ole küll püha eel tehtud, aga võib-olla kusagil mujal. Ja teine see on seesama, mis sa ütlesid, et kas see, kuidas räägitakse, on tegelikult võib olla nii lihtne ja nii otse ja nii mõjus ja teistpidi ma võin seda rääkida nii läbi
piibli keele jutumärkides, et tavainimesel võib-olla ongi seda mõtet keeruline siis nii-öelda nagu tabada kuidagi, et mis sa siis öelda tahad. Et võib-olla see, kes on ka piiblist kauge, on ju, et see jutt ei olegi tema jaoks nii lihtne, et siin on nagu päris häid mõtteid, aga kas sa tunned, et ka kogukonnal on ühele kirikuõpetajale ootusi, et mida üldse üks kogukond ootab ühelt kirikuõpetajalt? Ma ise loodan või ma vähemalt arvan, et kogukond ootabki sellist head sõbralikku ja õpetajat, kes on alati valmis oma abi osutama. Mis siin salata, tähendab, et on juba ka nüüd selles siis Pühaja piirkonnas on inimesi, kes käivad siis nii-öelda hinge hoidmas. Eks kirikuõpetaja on ju ka hingehoidja kindlasti. Ja olen ka kõigile seda toonitanud ja öelnud, et see, mis me omavahel räägime, see jääb meie oma vahele. Et see jääb meie oma vahele, tähendab, naljetamise, mis ei ole muidugi ka nali, eks ju, tähendab, et tegelikult, et mitte siis 4 silma vahele jää, vaid 6 silma vahele, sest Jumal näeb ka kõik seda pealt, mida me räägime. Ja tema on tegelikult see õige kohtumõistja, sest kes olen mina? Mina olen tema käepikendus, tema töö tegija ja mul on kuna jah, ma töötan ju veel lisaks siis hingehoidjana erinevates hooldekodudes, siis olen ka vastu võtmas inimesi ükskõik missugusel hetkel ja kui Pühajal ei ole nüüd mul konkreetselt sellist vastuvõtupäeva küll olnud. Ma olen mõelnud sellele, et ma võiksin täiesti ühe päeva pühendada Pühajal olemise päevaks. Et kui kellegil oleks nagu huvi, kui keegi tahaks nagu tulla. Täna ma olen väljakutse peal, et ma käin kodudes. Kas sa oled mõnikord väsinud kuulamisest, et ma kuulan ja mõtlen, et see on ikka nagu psühholoogi töö mingis mõttes on, et sa pead hästi palju kuulama, andma nõu, on siin ju hästi palju psühholoogiat ka? Tead, siin on see, et sest see nõu peaks ju olema ka nagu õige. Jaa, vaata, nendes osades ongi, et kuidas inimesel nagu õieti läheneda või tegelikult on see, et olengi rohkem või me vaimulikena, me olemegi rohkem kuulaja rollis. Ega meil ei ole seda, sageli meil ei ole seda nõu anda, sellepärast, et need inimese mured, need võivad olla nii sügavad, nii eksistentsiaalsed, et võib-olla meil ei olegi mingisugust õigust, mingisugust nõu sinna juurde anda, vaid pigem on see toetav kuulamine. Ongi see, mis aitab sellele nagu inimesel edasi minna. Mul on üks väga selline situatsioon, kus veel noorerral, tal oli tõsine, ma ei hakka isegi mainima, et milles probleem oli, aga me istusime koos, me ei rääkinud midagi. See oli üks nii-öelda koos istumine 1,5 tundi. Ja järgmine päev helistas, ütles aitäh. Mul hakkas kergem. Ja vahest ei ole sõnu üldse vaja. Vahest selleks, et kellelegi mingi abi osutada selle jaoks. Nagu mul üks hea õpetaja ütleb samamoodi, on öelnud seda, et kui sul on midagi öelda, siis tee seda lühidalt ja kui midagi öelda ei ole, tee veel lühemalt. Ja see toimib alati. Ja ka nende jaoks, kellel ei olegi mitte kedagi, siis see, et sa lihtsalt oled, ongi juba nii suur asi. Ja see on juba, jah, et see on nagu see teine pool, et just, et kui ongi vaja, ma teen kodukülastusi ja just, kes on meiega koguduse liikmed, siis ma käin ikkagi kodust armulauda jagamas ja seal on ikka, tähendab, seal on inimestel on see harjumus ja see vajadus kellegi eest hoolitseda või kellegiga rääkida.
alati, kui külla lähed, siis on laud kaetud seal niimoodi, et noh, kõigepealt eks ju armulaud ja siis ikka kohvi ja siis võileivad ja salatid ja kõik, mis eks ju siis sätitakse ja pannakse siis nagu paika. Et noh, ma ei käi selle pärast kodus. aga see on noh, nii armas, et nad ikkagi inimesed leiavad ise seda, et see vajadus on olemas. Eks inimesi on viimasel ajal päris palju muutnud ju just kõik see, mis maailmas on toimunud, kiired asjad, et uued asjad, et COVID ja sõda, uued digilahendused, isegi maksumuudatused, kuidas kõik meie rahakotile mõjub, et kas sellised drastilised muutused ühiskonnas kuidagi peegelduvad ka kirikuelus, kuidas sulle tundub? Ikka. Noh, üks asi on see, et kui me olime siin 3 aastat tagasi ju COVID-i lävel ja mis 3 aastat tagasi, see oli 5 aastat tagasi, see oli just niimoodi, et kui me olime pastoraalseminari läbinud, mind ordineeriti 8. märtsil ära ja kõik minu teised pastoraalseminari kaaslased jäid ordineerimata, kuna COVID tuli peale, et kirikud pandi kinni, noh kõik pandi ju kinni. Ja see oligi, see oli sisuliselt ju 3-aastane periood, kus kirikuteenistusi ju ei toimunud. Väga paljud kirikud võtsid võimaluse ette siis, et tegid selle videopildi. Ma meelega loobusin sellest. Miks? Just sellepärast, et mitte tekitada inimeste seda võimalikku mugavustsooni. Sest noh, et ei tekiks nagu sellist harjumust, et aga ma võingi läpakas kõhu peal voodis kohvitass kõrval seda jumalateenistust kuulata. Aga see on midagi nii erilist, sa niimoodi teha ei saa, on ju? Noh, tegelikult ei, iga inimene võib seda teha nii, nagu ta ise tahab, aga tähendab see pühalikkus kaob sealt ju tagant sellisel juhul ju ära. Ja seal võib tekkida nagu see tunne, noh, nii või teisiti ja oligi see, et eks see COVID-i periood harjutas inimesi kirikust eemale, mitte ei lähendanud, vaid eemale. Nüüd aga võtame nüüd nagu teise poole jälle, kui me vaatame nüüd jällegi seda, mis meil maailmas eks ju toimub või noh, ütleme selle lähisõja, mis meil siin on. No, ühtepidi öeldakse ju, et kaevikus ateist ei ole. Et ukrainlastel usklike arv kasvas ju koheselt, kui sõda hakkas. Sest inimese loomuses on see, et tuleb võtta või päästet tuleb leida, võtad või viimase õlekarra. Ja tõepoolest, kui sul ei ole enam mitte kellegi poole pöörduda, kui sul ei ole kellegi tuge oodata, siis selle jaoks ju ongi ju puhtalt ikkagi Jumala. Ja Jumala poole pöörduda on sul alati võimalik. Võib-olla räägid lühidalt ka Pühajõe kiriku ajalugu ja natuke kogudusest ka? Noh, kui me üleüldse võtame siit Põhjaranniku või kogu Eesti, kui me mõtleme natukene selle peale, kuidas Taani kroonikud asju kirja panid, et siis tegelikult Taani hindamisraamatud siis algavad meie ajaloos kuskil 1241 ehk siis 13. sajandi algus, mis enne seda toimus, ega me seda väga palju ju tegelikult reaalselt ju ei teagi. Aga esmamainimine oli Pühajõe kohta tõepoolest 1241 ja on teada, et esimene kabel ehitati 1467. Eks neid kabeleid olla seal ka päris mitmeid ehitatud, erinevad lagunenud, erinevaid põletatud, aga sellised märgilised tähendused võib-olla on küll ka selline, et me küll ei tea, jah, mitmes see Pühajõe kabel see oli, aga aastaks 1836 oma aja ära elanud kabeli asemele pandi siis uue kabeli nurgakivi 24. mail 1836 ja see uus kirik pühitseti siis sisse 29. jaanuaril 1839. Noh, mis enamjagu on ikkagi Pühajõe kirik olnud kogu aeg ka Jõhvi kiriku
siis allkirik või siis omavahel seotud, sest sageli need on väga lühikesed perioodid, kui on pühajääl ainult oma õpetaja olnud, et ta on ikkagi olnud hoolduskirik ja hooldajaõpetaja seal teenimas, aga sarnasus on neil Jõhvi kiriku ja Pühaja kirikul on see, et altarruum asub kõrgemal kui ülejäänud kiriku osa, et just nagu trepist üles astuda. Ja nii nagu sinagi oled seal altari ees ilusti ja kaunilt laulnud, mida oli tore kuulata, siis 1860. aastal hakkas Toilas neljaäärselt laulu õpetama pühaja mees Abram Simson. No võt. Et kirikukoor on vaja teha. Otse loomulikult. Eks ma olen seda vaikselt sulle ju varemgi rääkinud, aga ma võtan hoogu. Ma saan aru, et see ei ole veel sinu prioriteetides. Ma arvan, et seda mõtet tuleks sügavamalt mõtelda. Ja siis on iga asi võimalik. Et ma võib-olla seda ajalugu võib-olla nii palju pikalt ei peatukski või ajalool ei peatuks, et eks sõda tegi jällegi oma töö ja peale sõjaperioodi siis võeti ju kirik kasutusele selle kolhoos Kaljuranna laona ja kui 1980. aastate lõpus tekkis küsimus, et mis sellest nii-öelda kolhoosi laohoonest saab, siis toonane kolhoosi esimees Kalju Metsalu ütles, et ei, kirikust või pühakoda peab saama või jääma ikkagi pühakojaks. Ja ametlikult siis taastati küll kogudus 21. mail 1990, nii et meil on nüüd siis ju jällegi tähtpäevad tulekul ja peapiiskop Kuno Pajola pühitses Pühaja kiriku 1990. aasta 23. juunil, nii et 35 aastat on siis enne jaanipäeva vahetult üks tähtpäev, mida me siis ka ikkagi natuke suurejoonelisemalt tähistame kui tavapühapäeva teenistust. Ja ka näiteks siis, mis meil on siis 25, et 10 aastat tagasi, 14. juunil oli jumalateenistus Pühaja kirikus pidulikum, et kogudus tähistas kiriku taaspühitsemise 25. aastapäeva ja siis toona oli kohal siis peapiiskop Urmas Viilma. Loodame ka see aasta mõnda piiskoppi meil Pühajal näha, et siis 35. aastapäeval, et selline lühike kokkuvõte sellest kirikust, aga ma olen alati kõigile soovitanud, tulge kirikusse, räägime sellest ajaloost ikkagi suud puhtaks ja koha peal, nii on kõige parem. Mulle meeldib see mõte, see majade pühadusest, et me salvestame seda podcasti hetkel Jõhvi kontserdimajas, ma mäletan, kuidas ma olen siin töötanud alates sellest, kui ma olen 15 ja siis kontserdimaja direktor Piia Tamm ütles alati, et üle lava ei käida niisama, et lava on püha koht, et siin oleb ainult esine, et lihtsalt ei marsi üle lava, et mulle see majade pühaduse teema meeldib ka väga, et kohe tuli mõte, et mis mõttes kirikus tehti ladu ja kes lubas, aga Nõukogude ajal oli ju tegelikult paljudest kirikutest oli ladu, mis olid üleüldse siis säilinud, kus olid katused peal, et võtame kas või Narva Aleksandri kiriku, mis oli siis ju peale sõda oli alkoholiladu. Väga ilus kirik. Väga ilus kirik, aga just nimelt, et kuidas Jumala sõrm töötab. Seal oli siis tegelikult oli alkoholiladu, mis oli siis seda piirituse baasil veini täis ja oli nii külm talv, et pudelid läksid kõik katki. No võt, see on see karma teema siin, aga rääkisid selle ilusa loo, kus lihtsalt istusite ja sellest oligi nagu piisav sel hetkel, aga et on sul veel rääkida mingid selliseid põnevaid või ebatavalisi lugusid seoses tööga erinevates kirikutes, mis vääriksid nagu jagamist, kus sa oled tundnud, et näed Jumala sõrm või midagi sihukest erilist kohe meenub? No ühte asja, mida ma võin öelda, et kirikus olles
püüdke oma soovide ja mõtetega hästi ettevaatlikud olla. Neil on siiski kommed täituda. See oli aastaid enne seda, kui ma üleüldse mõtlesin minna Usuteaduse Instituuti vaimulikuks õppima. Istudes tavakirikulisena pingis, vaadates, kuidas õpetaja kantslist räägib, korra tekkis mõte pähe, kas ma võiksin ka kunagi seal kantslist jutlustada. No kiiresti raputasin pead, nii rumal mõte, et ma ei ole selleks mitte kunagi võimeline. Ja siin ma siis olen. Need kantsleid on natuke rohkem. Aga tähendab, et need soovunelmate täitumised on väga tihti on ikkagi see, et kui sul on tõsine ja salajane soov, see kindlasti ei ole mitte soov, ei saa olla selline, et ma tahaksin, et ma võidaksin lotoga 1 000 000 eurot. Jumal tegelikult näeb kõike seda, mida meil reaalselt vaja on. Ja Jumal kasutab selliseid võtteid, mõtlen kas või seda sama, kuidas mina kujutasin ette, kuidas ma ise kantslis oleksin. Ja mina seda ette ei kujutanud, aga tema tundis seda ja sai aru, et minust võib olla ikkagi abi temale, et tema sõna kuulutada. Ja minu kunagine eelkäija 73–85 Lüganuse kirikus siis piiskop Einar Soone, kui ta oli oma esimese vaimuliku ametiaega pidamas Lüganusel. Ma isegi tegin oma bakalaureuse töö just nimelt Einar Soone teenimisest Lüganusel ja nagu selgus hilisemalt, et Einar ei olnud mitte kellelegi, mitte kunagi, mitte ühtegi intervjuud andnud. Et mina olen siis esimene, kellele ta selle andis, sest Lüganuse oli talle endale, või siiamaani on hingelähedane. Ja Einariga koos istudes ükskord oli, ka hakkasime rääkima, ta mööda minnes küsib, et kuidas sul siis ka inimestega on, et kuidas siis rahvast käib ja siis ma ütlesin, seda korda oli mul 12 hinge, ütleb, et toolur. Asjad ikka nii ei ole, et kui sa oled kirikus, siis kirik on hingi täis. Sa veel loe päid, aga hingi on sul nagu nii täis. Ja peale seda ma hakkasin nagu tähelepanelikumalt seda nagu vaatama ja nii Pühaja kirik kui Lüganuse kirik on mõlemad, kui sa oled seal kantslis. Sul võib kirik olla täiesti tühi, aga sa tunned, et see on hingi täis ja sa ei räägi mitte kunagi tühjale kirikule ja see on nii. Seal ei ole üldse mitte mingisugust kahtlust, et need hinged on sind alati kuulamas. Nii nagu ma ütlesin, et sellel samal kirikuteenijaga nüüd sellel suurel talvisel pühapäeval, kui teed olid tuisanud ja inimesed kirikusse jõudnud, pidasime 2 teenistuse maha. Mina ei saanud küll aru, et kirik tühjem oleks olnud selle võrra. Ja teistpidi võttes, kui sa niimoodi lähened, siis sa räägid ka hoopis tundega ilmselt, kas sa räägid 12 või sa räägid täismajale? Jaa, sina ju tead seda, et esineda ühele inimesele või 100 inimesele, seal on ikka väga suur vahe. Ma kujutan, tegelikult võib-olla ühele inimesele esineda on isegi nagu keerulisem, sest sa peadki ju meeldima ainult ühele. Sõltub muidugi, kes see üks inimene on. Jah. Aga kuidas on kogudused ajaga muutunud? Kas tehakse midagi teistmoodi, mida näiteks 100 aastat tagasi? Tegelikult ütleme nii, et kristlik kogudus on ju 2000 aastat vana ja kas siis, kui ta on 2000 aastat püsinud, et kas siis peaks nagu midagi teistmoodi tegema, et meil on sageli, ma näen neid entusiaste, kes tulevad nagu kirikusse, et aga siin teeme niimoodi ja siin teeme niimoodi ja nüüd läheb siis et siis hakkab palju rahvast käima ja siis läheb nagu palju paremaks ja kõik muud asjad. Aga need, mis on 2000 aastat püsinud, et ma usun, et neid ei peaks nagu väga palju muutma. Aga loomulikult, liturgia on muutunud kuigi palju ja nüüdki sel käesoleva aasta lõpus peaks tulema nüüd siis uus lauluraamat koos kohendatud liturgia või ühtlustatud liturgiaga välja, et väikesed muutused seal tulevad. See on nagu selline osa, et nagu sellise kiriku teenimise osa. Eks
kirik käib ju mingil määral ikkagi ju ka ajaga kaasa ja mingid asjad muutuvad, aga ütleme niimoodi, et kui me ikkagi võtame nii nagu Jeesus Kristus on ikkagi öelnud, et ja mitte ükski tähemärk siin piiblist ei tohi muutuda. Et ükski komakoht, ükski i-tepp ei peaks kuhugi ära kaduma. Et see on tõde, et see, mis on nagu pühakirjas kirjas, las see jääb. Et aga muus osas loomulikult, et midagi ju siiski, mis siiski muutub, kuigi jah, et suures plaanis oleme ikka seal samas. No üks väljakutse, mida sa juba rääkisid, on see, et inimesi on võib-olla natukene problemaatiline saada kirikusse rohkem käima, just uusi inimesi. Mis veel on sellised väljakutsed just kirikuelus täna? No, eks vaatamata sellele, et justkui nagu kirik ju ei peaks nagu raha millelegi kulutama, siis on samamoodi ka iga kogudus on ju ikkagi ju MTÜ. Te ei elagi õhust ja armastusest või? Ei ela õhust ja armastusest ja ka mitte ainult palvetest. Kuigi ma tean ühte juhust tõepoolest seda, et kus kogudus palvetas selle eest, et oligi see, et pole tavaliselt ju rahadega ju või rahadega kirikus siiski nagu väga ei tegeleta või ei suhestuta, ma mõtlen just nagu teenistustel, aga toona oli, see ei olnud meie koguduses, aga üks ametivend rääkis, et neil oli tõepoolest, et maakirik ja koguduse maja oli vaja kütte ja sisuliselt oligi, et ei olnud enam elektriraha ega kütteraha, ei olnud kuskilt võtta, nad palvetasid. Nad palvetasid selle eest, et Jumal neile siiski annaks selle. Ja siis, kui nad olid kirikuteenistuse lõpetanud, läks pastoraadi, tegi postkasti lahti ja seal oli ümbrik rahaga täpselt nii palju, kui neil oli kütte jaoks vaja. Kusjuures ma mõtlesin selle sinu miljoni jutu, et et ei tasu tulla kirikusse nüüd miljonit küsima, aga ma mõtlen, et kui keegi küsiks selle eesmärgiga, et aidata näiteks nüüd selle miljoniga kuidagi maailma, ma ei tea, teha maailma paremaks kuidagi, siis võib-olla ikkagi nagu natuke võetakse äkki rohkem kuulda või? Jaa, aga kas sa oled mõnda seda lotomiljonäri näinud, et kes siis läheb sellega heategevust tegema? No. ma olen küll kuulnud natuke vastupidisid olukordi. Ma ei väidagi, et kõik, kes miljoni saavad, on suured lahked kogu oma raha ulatusega. Lihtsalt ma mõtlen, et võib-olla kui kellelgi ongi juba päriselt väga suur soov siis aidata, siis ma arvan, et kuskilt see peab temani jõudma ka, et siis päriselt aidata. Jaa, tegelikult, jaa, ma olen sellega... Aga ma olen nunnu naivitar ka. Jaa, ma olen nagu sellega päri, et vaata, kirik on selline institutsioon. Sul ei ole kunagi midagi üle ja sul ei ole tegelikult kunagi midagi puudu. Sa saad ja täpselt nii palju, kui sul tegelikult reaalselt vaja on. Ühel kaunil, see oli ka mingisugune maikuu päev, istun oma pastoraadis laua taga ja näen, et inimesed lähevad kirikumäest üles, ilusad noored, riietatud, ilusti tumedasse riietesse. No arvasin, et lähevad surnuaiale käima. Aga me hoiame kiriku uksi tavaliselt ikka lahti, et ta tuulduks ilusti ja ka kütaks siis soe ilm, ka kütaks nagu kirikut seest soojemaks. Ja kiriku uksed olid lahti ja vaatasingi, et aga nad kuidagi kahtlaselt kiiresti tulid nad sealt kirikust nagu tagasi. Hiljem, kui läksin õhtul, siis kiriku uksi lukku panema, et tavakombe päraselt ikka vaatad, et järsku pühavaim on mõne euro sinna korjanduskassasse nagu lisanud, et iga sent ju abiks toimetada ju vaja on ja teen siis selle korjanduskasti luugi lahti ja see on ümbrik. Mõtlesin, et hea küll, et olid head inimesed, tahtsid midagi kirjutada. Olidki kirjutanud 950 €. Mitte ta nad kirjutanud selles mõttes, et need olid ikkagi rahatähed. Et oli inimestel ilmselt nad tundsid, et nad tahavad aidata. Mulle meeldis see mõte ka, mis sa ütlesid, et ei ole kunagi puud, et mulle endale meeldib väga see mõte elus, et
ma ei saa siin elus millestki päriselt ilma jääda, sellepärast, et see kõik, mis mul on tundnud, et ma olen ilma või mult on ära võetud, see polegi pidanud algusest peale minu oma olema. Et tegelikult see on midagi ära võetud sinult sinu hoidmiseks. Aga kas sul on kirikuõpetajana ka mingisugune tulevikuvisioon, unistus selles mõttes, et kuidas oleks hästi? Jaa, unistustest ma ju rääkisin ja eks neid unistusi on ju päris 60 inimest. No, ütleme jaa, pühajal on see 60 inimest, aga tähendab miinimum. Ma olen maia, ma tahaks, et kirik oleks alati täis. Ja ma ikkagi jõuan sinna samasse punkti tagasi. Ma tean, et see kogukonnas on need inimesed, kes veel ei tea, et nad kirikut vajavad. Sest et tegelikult see ei ole ju mitte nii, et meie leiame Jumala, vaid Jumal leiab meid. Ja kui Jumal on selle puudutuse teinud, siis ka inimene jõuab täpselt sellele teele. Aga eks neid unistusi erinevate kogudustega on ju täiesti erinevad. No, täna unistan Lüganusel sellest, et me saaksime uue oreli püsti. Me olemegi esimese etapi lõppfaasis, et isegi jaanipäevaks peaks olema juba esimesed helid kuulda ja siis on jäänud ainult veel teine etapp pühajal tõepoolest on see unistusse 60 inimest, et sina tõid meile siis 120 inimest, et see oli juba 2 korda rohkem kui Aga rääkides sellest, et ma ise ei taha öelda, et ma olen nüüd kiriku võõras, aga minu kokkupuude ongi ma arvan, nagu tavalisel eestlasel, kes ei käi nii tihti kirikus see, et ma siis käin kontserditel kirikus, matustel, võib-olla pulmad on ja mina lihtsalt olen alates 15. eluaastast olnud seotud kontserdite korraldamisega kirikutes on ja, et Iisakus, Illukal, Jõhvis, Pühajõel, Narvas, et selle mõttes kirikud ei ole mulle nagu võõrad, aga ma mõtlesin ka selle peale, et võib-olla jah, tundubki nagu ju uus inimene kuidagi kogukonnale võõras. Ma väga loodan, et see podcast natuke aitab sind inimesena ka avada, et tullakse ikka vaata selle inimese juurde, kellega mul on sama keel või sama nägemus või ma mõistan sind ja sa mõistad mind on ja, et ma tõesti väga loodan, et see podcast avab nii-öelda sind, võib-olla muudab ka natuke tuttavamaks, et on julgem tulla kirikusse, aga rääkides sellest, et tavaline inimene, nagu mina, satub siis pigem kontserdil, pulmal ja matusel kirikusse, siis mis on need traditsioonid täna, et millal sa kutsud, mis päeviti, mis kell, kuhu kirikusse näiteks, kuhu nad võiksid tulla? Võib-olla ei olegi kursis sellega üldse? Alati võib, kirikusse võib alati tulla. Mul on pühaja ikkagi hästi nagu südamelähedane ja tegelikult on see, et käesoleval aastal on vähemalt mul plaan, ma ei tea veel, kuidas me selle organiseeritud saame, aga et kiriku uksed oleks kogu aeg avatud. Et ka see inimene, kes tegelikult ei taha teenistusele tulla, võib-olla tahaks natuke tulla kirikusse istuma, mõtisklema, et ta saaks tulla ükskõik missugusel kellaajal ja ükskõik mis tunnil, muidugi mitte öötunnil, et ööseks ikka paneme kirikuväravad uksed kinni. Aga muidu on jah, et täna pean ma 3 teenistust pühapäeviti igal pühapäeval. Kell 10 on Lüganusel, kell 1 Pühajal ja kell 3 on Jõhvis. Aga et need traditsioonid, nagu sa küsisid, et mis need siis on, et millal siis tegelikult inimesed kirikus käivad, loomulikult ju jõululaupäeval. Me ju nimetamegi siis ju ka Eesti rahvast pigem jõulukristlasteks. Ja väga paljud ütlevadki ju seda, et aga ma olen ju kirikus käinud, ma käisin jõululaupäeval. On siis kas või ka see osa. Loomulikult on see, et need inimesed, paljud, kes käivad kontserdil, nad ei ole kõik ikkagi või kõik ei ole saanud seda Jumala puudutust ja võib-olla ei mõtlegi nagu selle peale. Aga ma olen seda meelt, et iga inimene, ükskõik mis mõttega ta sinna kirikusse tuleb, siis mingisuguse väikese puudutuse osaliseks ta ikkagi saab, et ta saab sealt selle väikese seemne, sest nii nagu Jeesus Kristus ütleb, et
oleks teile või usku nii palju, kui suur on sinepiseeme, siis te võiksite mägesid liigutada. Mulle meeldib see jah, et vaata see, et kui ma lähen kontserdile ja seal ees on siis osa, kirikuõpetaja osa, siis see on ikkagi nagu nii suur vahe, kas mulle läheb see südamesse, mis ta ütleb ja kuidas ta ütleb või ei lähe. Ja sealt tekibki see side tegelikult, et nii suur vahe on ikkagi sellele, et kuidas nüüd sa ütled seda ja kui palju sa sealt puudutad. Ja kui sa puudutad, siis on sul lootus. Ma ei mäleta nüüd, kas sinu kontserdil ma ka midagi ütlesin või ei öelnud, kas see läks sulle südamesse või mitte, ma ei mäleta seda. Aga noh, kui sa ka ei mäleta, siis järelikult ei puudutanud. Ma peaksin ütlema, et ma arvan, et ma olin nii suures kontserdikorralduses saginas, et ma ei pannud seda niimoodi nüüd täielikult võib-olla ei keskendunud, aga me oleme sinuga teinud veel üritusi ja see, mis sa seal ühel viimasel üritusel rääksid, see oli väga ilus, läks väga hinge, ma arvan, et see on väga õiged mõtted õiges kohas õigel ajal. Aga sellest me ei räägi täna. Jaa, aga selles mõttes on see, et kõik on siiski püha vaimu puudutus, et see, mida sulle püha vaim annab, et seda sa saadki ka rääkida ja kui sa räägid nagu südamest, siis see jõuab ka teise südamesse, et ma arvan, et see ikka niimoodi nagu ongi. Kuidas kirikuõpetaja amet sind inimesena muutnud on? Mõtle selle Ulvari peale, kes läks ärijuhtimist õppima või? Jah, et ilmselgelt siiski rahulikumaks ja et kindlasti vähemalt püüan olla iga inimese suhtes mõistvam ja mõistlikum ja kindlasti rahulikum. Et on olnud, mul on elus ikka olnud küll neid, et kus ma olen ikka särinal põlema läinud, et kui on paraku me enne siin ei maininud, et mul on ka üks väike ettevõte, mis töötab 2005. aastast peale, toodame erinevaid detaile ja asju ja paraku on see, et kui sa oled ju ettevõttel, et sa oled ühtepidi ju lepingutega seotud nii siis tarneahela osas kui ka siis müügi osas ja kui sa ei suuda ise garanteerida oma müügilubadusi tänu sellele, et keegi tarnes sul kuskilt alt veab või su enda töötajad on sind alt vedanud millegiga, no siis tegelikult on hetki olnud, mis on pannud põlema. Ma kahtlustan, et täna vist enam niimoodi ei oska põlema minna, et võib-olla see ongi see kõige suurem muutus, et võib-olla läbi siis taevaisa hoidmise on seda analüüsivõimet ehk siis rohkem antud. Aga kuidas sinu igapäevaelu mõjutab see, et sa oled kirikuõpetaja? Kas sa nagu saad aru, et võib-olla sa ei mõtle niimoodi, aga et nüüd sul on nagu rohkem nagu see roll, siis sul on nagu rohkem nagu see, ütleme, sinu ettevõtte roll, siis sul on sinu pere roll, et kuskil on nagu, kuidas see mõjutab, et sa oled nüüd see roll ka veel? No. Teile selle, et kõik on õnnelikum, sest Ulvar on rahulikum. Tead, sellega on tegelikult no, see on nüüd see koht, eks me oleme praegu küll ka paastuajas ja meil oli siin 5. kuupäeval oli siis paastuaja algus ja tuhkapäeva palvus, kus me tegime tuharisti otsa ette, et mis sümboliseerib siis ju ka vana traditsiooni järgi seda tuha pähe raputamist ehk siis seda süümekaemust oma hinge, eks ju, jälgima seda, mida sa oled nagu oma elus valesti teinud, siis tegelikult see üks tuha pähe raputamise koht on tõepoolest see, et sa küll ütled, et veel üks lisa või kuidas sa ütlesidki selle kirikuõpetaja olukohta, siis on tegelikult see, et kui roll jah, et kui ma praegu kui ma 5 aastat tagasi alustasin vaimulikku tööd, ma käisin kord nädalas, eks ju, Narvas ja sellega oligi nagu mul siis piirdus kogu see amet, et aeg-ajalt mõned teenistused, mõned matused, mõned ristimised, et tuli nagu Narva kohale sõita ja sellega nagu piirdus.
mida aeg edasi, seda rohkem osakaalud hakkasid muutuma. Ja tänaseks on võib-olla see, et mu see ilmaliku töö on jäänud suhteliselt tahaplaanile, aga mis kõige kurvem võib-olla selle kõikide asjade juures on see, et pere on jäänud veel nagu sellele 3. astmele. Et see vaimuliku töö on täna number 1, siis see töö, mis tegelikult leivalauale toob, on number 2 ja pere on jäänud nagu 3. Et vot see on see koht, kus peaks nagu endale tuhka pähe raputama, et rohkem võiks aega leida oma lähedaste jaoks. Mulle tundub, et need on harukordsed hetked, kus inimesed päriselt julgevad vaadata peeglisse iseendale öelda, nagu et jah, see on see koht, kus ma soovin seda inimestel tegelikult rohkem, et nad leiaksid neid hetki, sest nad tegelikult nii edasiviivad hetked iseenda jaoks, et kellegi teisega sa ei peagi neid vestlusi pidama ju. Ja iseendaga, see on nii lihtne tegelikult ju. Et kuidas, võib-olla saad rääkida sellest ka, et kuidas inimesed saavad toetada siis kogudust, et noh, ma saan tulla kirikusse, olla osavõtlik, mis on need võimalused, et ma saan kuidagi toetada kirikut või kogudust? Eks ühtepidi ongi see, et kui sul on suur kogudus, siis on tegelikult ka majandusasjad alati korras. Sest iga koguduse liige ju täidab siis ka oma seda koguduse liikme kohustust, väiksed liikmeannetused ja ka iga pühapäevase teenistuse korjandused ja nii mõnigi tuleb, eks ju, lööb niisama sekka kaasa toimetamisega. Vahest on ka see, et ka omavalitsused on toetamas, aitamas nagu pühakodasid, aga sageli ei ole seda, eks ju. Et kui on sul väike kogudus, me oleme paratamatult jah, kuidagi ikkagi ju seotud sellega, et elektriarvet tuleb maksta. Pühajal jah, meil nagu veearvet otseselt ei ole, aga tegime siis kogukonna majas või tähendab selles pastoraadijoones väikese remondi, nüüd on jälle, eks ju, vesi sees, see teataval määral läks maksma, eks ju. Täna meil kirik pühapäeviti soe, paraku ka see... Mida pole ammu olnud pühajal? Enne sinna tulekut. Esiteks oli ju see, et oli ka teenistus üle pühapäeva ja peeti teenistusi seal samas kogukonna majas, kus ka väga soe ei olnud. Aga täna ma pean igal pühapäeval teenistust ja ka siis hilisem kohvilaud, mida me peale teenistust peame siis kantseli majas või pastoraadi majas, et ka seal ootavad ju soojad ruumid võtavad meid vastu ja muidugi eelmise kuu üllatuslik elektriarve ütleb seda, et kui me niimoodi jätkame, siis on varsti kogudus pankrotis. aga jah, tegelikult ongi see, et eks see majanduspool on ikkagi see, et millega ju inimesed saavad kaasa aidata. Et kõikidele nendele siis, kes tunnevad väga, et kirik on sinus endas, sinu hinges ja jõuaniti kirikusse, siis kirikut toetada saab ikka. Kuidas sulle tundub, kuidas noored täna suhtuvad kirikusse ja usku? Ütleme mingisugune gümnaasiumi noor näiteks. Natuke noorem võib-olla veel. Mis on sellest arv või kuidas see ajas on muutunud? Tead, see on ka ikkagi nagu seinast seina või jällegi, eks me ei saa isegi öelda seda, et kui on noored on kristliku kasvatusega peredest, et siis nad rohkem nagu oleksid kirikule lähemal või vaataks sellele teise pilguga. Minu 2 nooremat last näiteks, üks lasi ennast või käis ise Leeri kursusel ja lasi ennast ristidele konfirmeerida. Teine laps ütleb, et ma ei ole veel päris kindel, mida ma teen. Ja tähendab, ristitud ta küll on, aga ta on konfirmeerimata. Täna on ta muidugi selles perioodis, kus ta plaanib siis abielluma hakata varsti ja siis ütleb seda, et paps, kuule, aga tead, enne seda, kui me nüüd paari läheme, siis
ma ikkagi tulen ja konfirmeerin ennast või tähendab, lasen siis Leeri tõotuse ära anda ja tähendab, et siis ennast ära konfirmeerida, et ma tahaksin ikkagi altari ees saada siis laulatatud. Et aga noh, eks see on nii, et igale ühele tuleb see siiski omal ajal, mõnele tuleb see siis täisjas. Noh, nii nagu minagi ütlesin, et vaata 2004. aastal ma olin 38 aastane, juba praktiliselt täisealine, ma olin otsinud seda teed. See oli mul sealt lapsepõlvest oli sisse söödetud, aga ma ei olnud seda teed kuidagi moodi leidnud. Ja me ei tea kunagi, missugusel ühel hetkel, eks ju, tähendab, sa saad just selle puudutuse osaliseks. Noh, kas või käesoleva pühapäeval 2 inimest, eks ju, tulid Lüganuse kirikusse ja ütlesidki nii, millal teil algab Leeri kursus, et me tahaksime tulla, me tunneme, et meil on see õige aeg. See on juba üle keskea inimesed pigem võib-olla. Ja eks see puudutus, see soov, see tahtmine tuleb igale ühele omal ajal, et kuidas nagu noored on, siis mina arvan, et igas ühes meis on ju usku. Noh, väga lihtne on ju see, kas või Jaak Ausi Leeri õpikus on ju kirjas see, et usuõpetuse tunnis siis usuõpetaja ütleb niimoodi, et tegelikult on 99,9% usklik. Ja siis üks poiss tõuseb püsti ütleb, et noh, just kui mina nüüd see 0,01% ei ole, et siis ma päris selles küll kindel ei ole. Ja siis õpetaja küsib selle peale seda, et kuule, aga et sa musta kassi usud. No loomulikult, noh, siis oled ju usklik. Et noh, ka ebausk on selles mõttes usk ja kui keegi tuleb kinnitab, et tema on ateist, siis müts maha, tähendab, mul on ateistide ees suur aukartus, sest et nemad peavad palju paremini piiblit teadma. Nad peavad teadma, mida nad ei usu. Sest mina võin teinekord võib-olla mõne peatüki olla ära unustanud selles mõttes, aga ma usun seda nagunii. Ma mõtlen, päris kurb on see ikka, et ma võin olla ebausklik nii palju rohkem kui usklik. Et kõik käekotid ei tohi maas olla, võtmed ei tohi laua peal olla, mustad kassid lähevad üle tee, kohe midagi juhtub, et sellesse ma usun rohkem kui millesse ma võiksin uskuda. Et kuidagi see usk läheb mõnikord valesse kohta ka. Aga just, noh, nii nagu ma siin vahepeal ka mainisin, et me oleme praegu ju paastu ajaperioodis, mis lõpeb siis ülestõusmispühadega 20. aprillil. Ja see on see periood, et kus sa saadki oma enese sisse vaadata, et sa saaksid oma hinge toad puhtaks teha. Et mõtle, kui su hing on täis igasugust kola. No, või mine piltlikult enda koju ja vaatad, sul on üks tuba täiesti mingisugust kola täis, sul ei mahu enam sinna mitte midagi. Hingega on täpselt samamoodi, kui sa ei ole seda hingeruumi ära puhastanud, kui sa ei ole seda tolmuselt ära puhastanud, siis sinna ei tule ka valgust, soojust, armastust ega hoolivust ja kui sa oled selle toa ära teinud. Aga ma tahaks nüüd hakata sellega tegelema näiteks. Ma ei tunnengi, et mul on peas mingi kolahunnik. Milles ma peaksin alustama? Mingi küsimus on, mille ma peaksin mõtlema esimese asjana näiteks või? Kuidas ma saan selle kolaga tegelema hakata? Kas sul on peas või hinges? On vahet, kas küsimused on erinevad või? Küsimus on äkki sama tegelikult on ikkagi jah, et see, et eks kõige olulisem on see enesekaemus, tuleb iseenda sisse vaadata. Tuleb ja tuleb ära elimineerida need asjad, mis sind elus segavad. Või isegi mitte elus, vaid tegelikult mis sind segavad Jumalale lähedal olemist. Et kuidas vabaneda nendest asjadest, mis sind hoiavad Jumalast eemal. Aga seda sa saad ainult ikkagi tegelikult on nüüd, ja jällegi me jõuame sinna tagasi, et seda kõike teha. Pead tulema Jumalale lähemale. Sellele aitavad kaasa palved. Ja palved on, kui seda teha paljude inimestega koos, siis seda enam on nendel palvetel väga suur jõud. Näed, järgmine küsimus oligi see, et miks inimesed palvetavad ja kas võib olla tegelikult nii, et saab palvetada ka teadlikult ja ebateadlikult. Et ma soovin midagi, kuskil
kiiresti korraks, ma isegi ei saa aru, et see on palve tegelikult. Tead, mõned inimesed on palju paremad võib-olla palvetajad kui mina, sest ma tean, see on ka mõnda ametivenda, kes ei alusta mitte ühtegi teekonda, tähendab, ta ei teegi praktiliselt ühtegi liigutust enne seda, kui ta ei ole palvet lugenud. Alati, kui ta istub autorooli näiteks, siis ta teeb palve, kui ta jõuab kohale, ta teeb tänupalve. Et noh, palved on ka ju samamoodi, tähendab nii kahte tüüpi, et ongi, et sul on see kõigepealt palve mingisuguse asja eest ja kui see on nagu täitunud, siis sa teed tänupalve selle eest, et see kõik on nagu hästi korda läinud. Et ikka peab palvetama ja tead, see on see, et kui, noh, ma ennegi mainisin just, et kui sa teed kirikus koos kogudusega, mida rohkem inimesi palvetab mingisuguse asja eest, siis on kõige suur tõenäosus, et see läheb korda. Et ka need ei ole harvad juhused, kus inimesed on arstide poolt hinnatud siit ilmast lahkuma ja palved on nad toonud tagasi elule. Rääkides palvetest, siis meie isa palve on üks tähtsamaid palveid Kristuses. Miks see nii on? No, meie isa palve võtab kõik palved ju iseenesest kokku. See on Kristuses kõige tuntum ja tähtsam palve, mida Jeesus õpetas oma jüngritele. See on Matteuse evangeeliumi 6. peatükis on see, siis kui meie isa palvele ju ka kogudust kutsume, siis ütlemegi, et meie õnnistage enda poolt õpetatud sõnadega, tuleme ja palvetame kõik koos. Ja see on terviklik palve, mis hõlmab Jumala austamist, tema tahte täitumist, igapäevast hoolt, andestust, kaitse ja kiusatuse eest, et noh, tegelikult on ju selles palves on ju ridarealt, et kui me võtame nüüd kätte väikese katekismuse, Martin Luteri väike katekismus, siis ta iga rea kohta ju tegelikult ju seletab ka ära, mida see palve siis endast tähendab. Meie isa, see tähendab ju seda, et me pöördume meie isa poole. Või võtame ka seda, et meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Seal on just see moment, et noh, meie lugedes mustvalgelt üks ühele näeme seda, et küsime seda igapäevast leiba, et noh, seda musta leiba, mis siin laua peal on, aga tegelikult on selle palve taga see, et see igapäevane leib on inimese jaoks see, mida ta igapäevaseks eluks vajab. See on katus pea kohal, see on seinad ümber tema, jalanu jalas, riie seljas ja tõepoolest toit laual ja lähedased inimesed ümberringi. See on meie see igapäevane leib. Et see on tegelikult seal pikk katekismuseski on pikk nimekiri, et sageli võtan isegi selle katekismuse kätte ja nii nagu Martin Luthergi on öelnud, et hommikul ärgates tõusete voodisse istukile või põlvitate kas või voodi ees, õnnistage ennast ristimärgiga ja lugege meie isa palve. See aitab päeva alustada. Võib-olla vanasti, kas jõudis rohkem inimesi kirikusse, kes tuligi, rääkis oma vigadest, oma pattudest, tahtis andestust, andestust ise saada, me peame ka ise teistele andestama. Nüüd jõuab ju neid inimesi üha vähem ja vähem kirikusse, kes tulevad rääkima sinuga, on nii? No, eks kiire elutempo on selline, et kui me räägime tõepoolest pühapäevasest teenistusest, et noh, ma olen küll natuke varem selle kirikus ja olen natuke peale seda ka, aga see ei ole see koht, kus sa saaksid diskreetselt või omavahel või rahulikult nagu rääkida, et ma olen alati, noh, nii nagu ma ennegi mainisin, ma olen alati valmis kõikidega nagu vestlema. Või et keegi näeb veel äkki, et ma tahan nüüd rääkida. Tead, see on väikse kogukonna mure ongi just nimelt see, et noh, jälle vaadatakse, me nägime, et sa läksid sinna kiriku poole, no mis sul patud sul siis hinges nüüd on, miks sa seal käid on. Ja inimesed sellepärast paljud ei julge, siis ma julgustangi neid, et kutsuge mind enda koju.
mina ei häbene kellegi juurde koju minna, et noh, aga jällegi tekib seal, et kui naabrinaine näeb, et nüüd kirikuõpetajad läheb külla, et noh, mis patud sul siis need hinges on, ja siis nagu karetatakse, aga see on, ma pigem arvan, et see on nagu selline ikkagi natuke nagu valehäbi, aga andestamine, see on, noh, vaata, andestamine on ju tegelikult ju armastuste tegu, et kui sa jüngrid ju küsisid Jeesuse käest, et mis on suurim käsk? Ja Jeesus vastas ju seda, et armastama ligimest nagu iseennast. Et kui sa oled ju kõigile andestanud, siis sa tegelikult ju armastad, ja kui sul on armastus ümberringi, siis ei ole vaenlasid, ja nii ongi lihtne ju elada. Tegelikult on see, et tegelikult Jeesus ka ütleb seda, et armastama vaenlast rohkem kui iseennast. Et kui sa oled nagu vaenlasele andestanud, siis ju tegelikult sul vaenlased ju ei ole. Sellepärast ongi ju ka andestus väga, väga oluline. Mulle meeldib see ka, et võib-olla kui inimesed jõuaksid tihedamini kirikusse, vaata, et saaks nagu harjumust, siis ma jõuasin ainult siis, kui mul nüüd vaja on. Et siis saadki öelda sellele, kes küsib, et mis sa sinna kirikusse käid, et ma käingi, iga pühapäev käin, ei ole probleemi, on ju. Jah, noh, et paratamatult on, ega minugi käest on küsitud, et kui ma seda teed hakkasin käima, et ega kas sa ei karda oma sõpru kaotada? Ei, sõpru me ei karda kaotada. Sõbrad on kõik alles. Need, kes tunnevad piinlikkust selle üle, et minust kirikuõpetaja sai, siis noh. Need ei ole sõbrad. Vist ei olnud sõbrad või? Ja. Aga ma küll omas peast ma ei tea, et keegi oleks nagu minu sõpruskonnast lahkunud selle pärast. Et üks sõber oli küll niimoodi ütles, et punkt 1, et kui sa esimest korda lähed jutlust pidama, sa arvestad sellega, et sa pead minu nime sealt maha mainima. Ja ma mainisin selle nime. Ja see on tegelikult isegi pereraadios järelkuulatav, nii et tervitame seda sõpra. Ja tervitame seda sõpra, nimesid nimetamata. Aga üks teema on veel, mis, noh, tegelikult on palju teemasid ju, rahast ei räägita ja kirikust ei räägitud ja surmast ka ei räägita. Aga mis on ikkagi nagu selline elu osa, et mis kristliku õpetuse järgi juhtub pärast surma? No, kui me oleme kristlased, siis me ju pärime igavese elu. Meil on see lubadus antud läbi Jeesuse ristisurma, et me vabaneme kõikidest pattudest ja kõik, kes me usume Kristusesse, oleme ka igavese elu pärijad. Et tõepoolest see on, noh, võib-olla on seda raske uskuda, et me oleme selles materiaalses maailmas nii kinni, et tead, kui palju olen näinud neid inimesi, kes noh, piltlikult on surivoodil rahapakk näpus ja ütleb, ma ei saa surra, sest ma ei tea, mis mu rahaga edasi tehakse. Ma ei tea, kuhu see pannakse, mis sellega tehakse. Et aga tegelikult on see, et on väga palju tänulikke inimesi ka, neid, kes tänavad Jumalat oma elatud elu eest ja nad on kindlas usus teadlikud, et nad saavad siis kaasa võetud Jeesuse kutsega taevase isa kuningriiki. Ja see on see koht, kus me siis tõepoolest enam ei tunne ei valu, ei muret, ei haigusid, vaid jääme ootama neid, kes on siia maapealsesse riiki veel jäänud. Materialismi lõksu? Ma ei pruugi öelda, et me kõik nüüd selles materialismi lõksus oleme, aga me oleme paljuski sellega seotud. Tead, ma võib-olla siin koha võib-olla tõepoolest markeeriks ära, et me laupäeval meil oli 70 vaimulikku koos, kes ja kõik emeriitpiiskopid ja praegused piiskopid saatsime viimsel teekonnale laupäeval siis 8. märtsil 61 aastat Mustvee kogudust teeninud emeriitõpetaja või õigemini ei saagi öelda emeriitõpetaja, õpetaja Eno Kaameri. Ta oleks saanud maikuus 90 aastat. Ta on olnud ka minu õppejõud, ta on
ta on olnud ka hea sõber, ta on Tartu Teoloogia Akadeemia alustala. Ta lisaks sellele 61 aastale, mida ta Mustvees teenis ta ka Lohusuu, või mitte Lohusalu, ma olen segane, Lohusuu kogudust ja tema oli tõepoolest koguduse õpetaja, kes siis mitte ei olnud õpetaja selles mõttes, et tuligi pühapäeval ettevalmistatud kirikusse, pidas oma teenistuse, läks ära, vaid ta oli kogukonna hing. Sest Mustvee kirik, mis mahutab, minu arust ta vist mahutab 400 inimest, oli ärasaatmisel 500 inimest vähemalt. Meie, et see teenistus oli hästi helge, hästi, muidugi vaimulikest ja vaimust toetatud. Ja kui piiskop Ove Sander ütleb seda, et see on ju Enoki rõõmupäev, sest nüüd ta jõuab oma taevas isa koju. Ja kui Enoki noorem poeg Siimon pärast järelhüüdes ütles, et isa võitis. Isa võitis. Ta ei läinud emeratuuri mitte kunagi. Tema ütles, et teda viiakse altari eest ja nii ta oli. Et tema 60. teenistuse aastapäeval ma käisin ka Mustvees ja siis ta just ütleski, et te võite ju tahta, et ma ära lähen, ma ei lähe siit kuhugi, et ainult teie viite. Ja ta oli lõpuni usuinimene, lõpuni väga südamlik inimene, ta toetas kõiki, ta aitas kõiki. Ja pojad olid ta surivoodil viimased 3 päeva, kui ta enam ise kontaktne ei olnud, siis Enok Olla tõusnud vahepeal istukile, teinud ristimärgi enda ees ja pannud pea padjale tagasi. Ja nii ta läks rahus ja Jumalaga. Kuidas elada niimoodi siis, et niimoodi minna, et ei peaks surma kartma? Ega surma ei peagi kartma, ega siis tegelikult on ju nii nagu me ju oleme ju sedagi rääkinud, et Jeesus on ju surma võitnud. Surm on võidetud ja surma ei pea kartma. Ega siis tegelikult surm on üks loomulik eluosa. Ja surm ei ole sugugi mitte ju kõige lõpp, vaid et tegelikult see ongi ju uks uude algusesse ehk siis tegelikult igavikku. Ja sinna me oleme tõepoolest teel ja võib-olla sa enne kui sa küsisid, et mis on mind muutnud see kirikuõpetaja perioodil olemise jooksul, siis võib-olla just nimelt see, et see surmakartus on küll ära kadunud. Ma olen seda piisavalt palju näinud ja ma tean, kuhu me läheme. Ma tean, kuhu me läheme ja kui me sellesse usume, siis ei ole ka seal mingisugust kartust. Üks muidugi on see, et alati kui me kedagi saadame teele, sest meie oleme siia ju jäänud ja me leiname, meil on nagu neist inimestest kahju nendest lahkuda ja meil ongi raske. Aga temal on juba kõik hästi. Ja kui me selle lohutuse oskame iseendas leida ülesse, siis ongi kõik hästi. Ma võib-olla siin koha peal, ma ei tea, kas sa selle lased linti või mitte, aga mul tuli praegu just meelde mu üks hea sõber, kellel nüüd saab juba ka 6 aastat, käesoleva aastal saab 6 aastat täis tema lahkumisest. Ta oli korra mul külas ja me olime nagu suveköögis, istusime, ilm oli selline natuke tuuline ja tormine ja tõmbasime välisukse või värava kinni. Ja istume seal ja ta ütleb, et kuule, et sa oled nüüd seda teed käimas, seda usklikku teed, õpetaja või vaimulikku teed õpid selleks aga mis vahe siis on sellel, et ma olen ka küll kristlane, aga ma ei ole nii väga usklik, et mis vahe siis on sellel usklikul ja siis mitte usklikul. Et mis meist saab nagu peale surma just,
ja see oli enne, kui ma jõudsin talle midagi nagu ütlema hakata, oli see, et meil suur koer oli väljas, jooksis ka ringi, aga eks ta kuulis, et me seal või kuulis või tundis või et me oleme seal ruumis sees, ta tuli ukse taha kraapima. Ja siis mul nagu plahvatas ka, et ütlesin, et hea sõber, et näed, et see on nagu mu see koer, et ta ei näe, et me siin oleme. Aga ta teab ja ta usub, me oleme siin. Ja ta teab, kui ma ukse lahti teen, siis kuhu ta pääseb. Ja samamoodi on see, et kui ma olen usklik, ma tean, kuhu ma jõuan. Sa ainult arvad, et sa ei usu. Jah, sa ainult arvad, et sa ei usu. Et need on sellised asjad, et surmapuudutus on tõepoolest selline, mis tähendab meile kui siia jääjad, et jääjad teile ongi väga raske, sest igatsus on suur. No ei saa ju öelda ka, et nüüd kas me 90-aastase, kui saadame viimasele teekonnale, et kas me siis oleme natukene võib-olla leplikumad ja lepime sellega, et oligi juba aeg või tuleb ikka pisar silma nurka, et kas see on sellel vahet, et kas me, mul oli ühel aastal tõepoolest oli umbes 6-aastase vahega, et kus ma matsin 101-aastase ja 6 aega hiljem 1-aastase. Seal on selles mõttes, kui sa näed seda alles elule minevat väikest armsat hinge, kellel on tegelikult see 100 aastat veel ees, oleks võinud olla. Ja siis tihtipeale hakkadki nagu mõtlema seda, et aga miks sellised asjad juhtuvad, nii väikeste inimeste. Ma saan aru, et 101 aastat ja. Aga jah, ega meil ei ole neid vastuseid. Ega meil ei olegi neid vastuseid. Seda teab ainult Jumal ise, et miks see nii oli. Aga kindlasti on tal hea põhjus selleks, miks need asjad nii on. Kuidas sina puhkad kõigest sellest, millest me just rääkisime? Ja kas sellest on vaja puhata? Millised on sinu hetked endale? Mis sulle meeldib teha? Kus sa saad inspiratsiooni, motivatsiooni veel edasi minemiseks? Ma siin naljatamise muidugi pastoraalseminaris ka, kui küsiti seda sama asja, et kuidas sa puhkad, siis ma ütlen, et mul on väga lihtne. Mul on ilmalik töö, mul on vaimulik töö. Kui ma teen vaimulikku tööd, siis ma puhkan ilmalikust tööst. Kui ma olen ilmalikku tööst, siis ma puhkan vaimulikust tööst. Aga siis mind noomiti selle üle, et see on nagu selline esimene samm läbi põlemiseni. Et kõige parem puhkus on minu jaoks muidugi nii-öelda siis see molutamise päev. Prejusi. See on niimoodi, et mul ükskord on isegi õnnestunud selline asi, et tõepoolest ärkasin hommikul üles, seadsin ennast korda, võtsin raamaturiiulist ühe raamatu, istusin oma tugitooli ja ma tõusin sealt kell. Ma tõusin sealt ilma, et raamatut lahti tegemata enne magama minekut ja läksin magama. Et see oli selline molutamise päev ja sellega tegelikult ongi see, et mitte midagi tegemine, jalad seinal, see on minu puhkus. No seda on ka aeg-ajalt vaja. Ja kui ise ei tee seda, siis sulle antakse teada, et nüüd sa pead seda tegema. Aga kas oleksid nõus siia meie podcasti lõppu lugema ka väikese palvuse või jutluse, ma ei tea, kuidas on õige öelda, midagi sellist, mida võiks võib-olla kuulda pühapäeviti, kui tulla kirikutesse Jõhvi või Lüganusele või väga ka Pühajõele. Et võib-olla, et kuula saaks veidike sellest osa, et milline on sinu natuke halb öelda, aga kiriku keel, sest nagu me rääkisime ennem, siis see võib olla ka selline, et ongi väga natukene keeruline aru saada, aga võib-olla on hoopis väga lihtne.
Noh, üks asi on see, mis me tegelikult muidu teenistuse lõppu loeme, see on muidugi, teenistus tavaliselt lõpebki armulauaga. Peale armulauda tuleb siis armulaua palve ja siis nii-öelda tänupalve, eks ju, ja siis on läkitamine, ehk siis ka õnnistamine, et issand õnnistagu sind ja hoidku sind, issand lasku paista, ma pole sinu peale, olgu sulle armuline, issand tõstku, ma pole sinu üle ja andku sulle rahu. Aga ma täna siia, võib-olla tõepoolest siia podcasti lõpuga siis ütleksin ka siis väikese palvekese veel lisaks sellele juurde, et armas taevani isa. Ma tänan nende inimeste eest, kes on täna siin meie ümber ja meie lähedal, selle päeva eest, selle aja eest, kus me oleme saanud siin koos Kaisaga südamesse asju rääkida ja ka sind võib-olla kuulajatele lähemale tuua. Täname elu, armastuse ja lootuse eest, mida sa meile kingid. Anna meile rahu südamesse ja tarkust igas otsuses. Aita meil olla lahked, andestavad ja toetavad üksteise vastu. Juhi meid oma tõe juurde ja armastuse teel ning tugevda meid uskuga siis, kui oleme eksinud. Kaitse meie lähedasi ja kingi lootust neile, kes täna tunnevad end üksi või raskustes. Olgu sinu valgus meie elus ja sinu rahu meie südames. Aamen. Aitäh sulle, Ulvar, et sa täna avasid mulle ja kuulajatele oma maailma, mis on tegelikult meie kõigi maailm. Ja ma loodan väga, et see podcast toob sind meie kogukonna inimestele lähemale, et ei ole uus kuri kirikuõpetaja. Tegelikult on väga tore inimene, kes on ja tahab olla kogukonna hing. Nii et ma loodan, et kuulajad jõuate rohkem kirikutesse ja ilusat päeva või õhtu jätku teile. Aitäh! Aitäh teile kõigile kuulajatele ja kui te olete siia lõppu jõudnud kuulamisega, siis ehk natuke köitis see jutt teid ka. Jah, te olete ära teinud suur aplausi, kui te lõpuni jõudsite, nii et veel kord suur aitäh teile. Hea kuulaja, aitäh sulle, et sa võtsid aja ja kuulasid. Me oleme tõesti väga-väga tänulikud. Ja meie podcastide sarja osas võib julgelt teha vihjeid, kellega teie sooviksite, et me saared teeksime. Minu kontaktid on selle podcasti juures leitavad. Mõnusat päeva või õhtu jätku ja veel kord suur aitäh kuulamast!